Nüüd aga asume rääkima koera kodusest karvahooldusest. Tere, Ailen! Võtame täna teemaks koera koduse groomingu. Mis see endast nüüd kujutab? Mida ma pean oskama kodus oma loomaga ise peale hakata? Kindlasti eelkõige kammimine, kui on tegu pikakarvalise koeraga. Pesu, küntalõikus, kõrvade puhastus on niisugune esmane, mida siis iga koera omanik saab ise kodus siis ära tehtud. Kui me räägime kammimisest pesust, siis kindlasti tuleks mingi teatud aja tagant koera kammida, pesta. Väiksemaid koeri tihedamini, sellepärast korjavad kiiremini mustust oma karva sisse, karv muutub kuivaks, mustaks ja seda tuleks kindlasti tunduvalt tihedamini siis hooldama kui siis suure koera puhul. Kuidas see kodune pesu peaks välja nägema? Oskad sa mingeid nippe jagada? Kindlasti tuleks 2 korda ära pesta koerakasukas, et esimesel korral me siis peseme välja mustuse, rasu, kõik sopp, mis on siis kogunenud koera karva sisse ja siis teisel korral siis saab see šampoon juba mõjuda, kas ta on siis niisutav, sügavpuhastav, volüümilisem, mis iganes. Ja siis kindlasti tasuks kasutada ka balsamit. Kuidas on nüüd šampooni ja balsami välja loputamisega? Et ma tean, et lemmikloomadel vist tihti kipub see ikkagi sinna karva sisse jääma. Ja see jääb hästi tihti karva sisse ja hästi tihti tekib nahaärritus, sügelus, võib tekkida mingine allergiline reaktsioon. Just eelkõige šampooniga, balsamiga tihtipeale seda ei teki. Mida siis südamele panna? Et 9 korda loputa? Pigem üle loputada ja olla täiesti kindel, kui see, et pärast on loomal meeletult halb olla ja tihtipeale siis joostakse kohe kliinikusse, et mis koera probleem on. Kuidas on koerte ja föönidega lood, et ega need ka loomade lemmikud vist ei ole? Muidugi need ei ole lemmikud, aga see on paratamatult üks asi, mida kindlasti võiks teha nii kodus kindlasti tehes, et hästi tihti läheb see märg nahk karval läheb hauduma ja siis võivad tekkida nahaprobleemid. Et pigem, ma arvan, omanikud on alahinnanud just selle föönitamise, mis on tegelikult ülimalt oluline kogu grooming-protsessi juures. Et ei ole ainult nii, et pesen ja loputan hoolikalt, vaid ka kuivatan hoolikalt. Ja ka väikestel koertel. Väikestel koertel on kergem, saad kasutada oma pisikest fööni. Suurtel koertel on siis juba vaja suurt fööni, kompressorit. Küüned ja kõrvad, need vist on nüüd 2 asja, mille hooldusega ma kodus peaksin hakkama saama. Ja eelkõige just küüned, sellepärast, et küüsi on meil vaja lõigata tunduvalt tihedamini, kui siis kõrvu puhastada. Küünelõikus on just kindlasti selline asi, mida tasuks kutsikast saadik harjutada. Eelkõige ise ära õppida, kuidas seda siis õigesti vaja teha, et mitte loomale haiget teha, et see ei oleks tema jaoks ebameeldiv protsess. Õige lõikamine on just nagu see, et pigem võtta vähem, kui sa ei ole kindel. Ja mida ma kasutan ka näiteks enda koerte peal, on just nagu see, et see on hästi positiivne asi nende jaoks. Ma alati annan neile meeletult palju maiust ja ma olen seda teinud kutsikast saadik, kes siis nende jaoks küntalõikus on pigem sihuke maiuse saamise koht on ja ma arvan, et see on nagu ülihea meetod, mida kasutada kõikide koerte peal, kui sa just hakkad seda õpetama koerale. Kõrvade puhastusega pigem see, et pigem puhastada neid vajadusel, et kui me liiga tihti ronime sinna kõrva sisse, me rikume selle mikrofloor ära ja tekivad hästi tihti just selle tõttu mingid kõrvaprobleemid, et pigem ainult vajadusel. Koera kõrva puhastuse juures on hästi oluline, et ei kasuta vatitikku, sest et sellega on võimalus teha haiget, ronida sinna, kuhu ei ole vaja ronida. Kasutada pigem ka spetsiaalseid lapikesi või siis vatipatju, et panna siis sinna peale siis seda vedelikku ja siis sõrmega nii palju, kui sul siis sõrm ulatub, puhastada siis need kõrvad ära. Aeg-ajalt on ette tulnud seda, et loomaomanikud tegelikult armastavad ka juuksurit mängida. Kas saab koertel rääkida ka mingisugustest karvadest, mida kindlasti ei tohiks ära lõigata? Ei. Ei ole olemas selliseid karvu, mida ei tohiks ära lõigata. Et ikkagi sa võid ära lõigata nii palju, kui sul on tõesti nagu vaja, kui sa tahad on ja. Mida pigem võiks kodus karvaste koerte puhul järgida on see, et käpa alt, käpa vahed puhtana hoida. Just spanielitelt, seda lähevad hästi tihti hauduma. Silmade juures,
sellepärast et need hakkavad silma torkima, kui need on eelnevalt pügatud ja võivad, silmad siis hakkavad jooksma, nad on ärritunud. Tagumiku juurest hästi tihti omanikud ise võiksid pügada, et sinna siis väljaheited ei takerduks. Olgu, kodus saan ma siis aja ja närvikuluga oma looma nii-öelda ise ära hoolitsetud, aga tegelikult on ka ju Groomeri salongides sellised poolomaniku vastutusel protseduurid. Räägi nendest ka natuke. Ja, meie salongides, Petsiti salongides on võimalik tulla ise oma koera pesta. Et meie poolt on siis šampoonid, kõiksugused vahendid, rätikud, föönid, kõik, mis on vajalik siis koera hoolduseks, et eelnevalt kindlasti tuleks panna siis aeg kirja ja siis saab tulla ise oma koera pesta. Et see on hästi populaarne ja ma arvan hästi kerge just suure koera omanikel.